ma arvan, et paneme täna selle madalama variandi siis. Selle reisi idee oli tõesti inimestele, kes elavad eemal keskustes, kus kunagi üldse muusikat vähe toimub, kunagi klaverikontserte pole olnud, et tuua nagu nendele külla, tuua koju kätte praktiliselt üks suur kontsertklaver, mida nad võib-olla elavalt ei ole kunagi elus kuulnud ja raadios ja see ei ole ikkagi see. Hiljem, kui inimene on kuulnud teda kunagi eluselt, tajunud, kuidas see kõla, eriti vanades kirikutes, kuidas see kõla nagu liigub ümber ja peegeldab tagasi, resoneerib ja loomulikult ka see, kuidas üks kunstnik elusalt seda esitab ja läbi elab. Kui see kogemus on olemas, siis võib-olla inimene lihtsam ka raadiost ja lindi pealt seda muusikat kuulata ja mõista. Mõelnud, et ega muusikat ei eksisteeri ilma kuulajaskonnata. Võt kirjanik võib veel sahtlisse kirjutada, aga kui mina kodus harjutan, see ei ole see. Ma ikkagi kõik see on ainult treening, ettevalmistus ja see tegelik kunst, tegelik muusika sünnib siis, kui ma olen elavas kontaktis publikuga.
selle tõttu ma alati mängin nagu publikule ja mängin iga kord erinevalt ja püüan kontakti leida, tähendab see suhtlemine publikuga nagu kõige olulisem, miks ma üldse muusikat teen. Aga see suhtlemine ei ole nagu mõtete või mõistuse kaudu, ta on mingi tunnete kaudu, aistingute kaudu, igasugu kujutuspiltide ja mälestuste, unistuste kaudu, mida mina siis olen neid ette valmistanud mingil määral, aga samal ajal veel rohkem inspiratsiooni mõjul, kui ma olen kontserdil laval, veel uued tunded tekivad esile ja siis ma väljendan neid, muidugi püüan väga palju võimalikult erinevaid tundeid väljendada ja väljendada neid nii tugevalt ja eredalt kui võimalik, et nad tõesti jõuaksid iga viimase inimeseni, kes siis istub saalis või nende kirikute puhul, kes siis seisab kuskil taga ukste juures, sest kõik viimane asi, mis ma tahaks, et mu kontsert tunduks kellelegi igav, selle tõttu on see kava niivõrd mitmekesine on valitud, hakkab kõige vanemas muusikas, mis on kirjutatud üldse üles ja täiesti tänapäeva popmuusikasse välja, et tõesti, et oleks seinast seinani igaühele midagi ka tuttavad meloodiad on hulgas, Eesti rahvaviisid, ma kujutan ette, et maainimesed, kes võib-olla klassikas muusikat midagi ei tea ja tulevad ikkagi klaverit vaatama, kes külla tuleb, siis tunnevad ära need viisid ja selle kaudu võib-olla ka oskavad jälgida ja hinnata neid improvisatsioone, mis ma nende rahvaviiside ümber teen.
see idee oli mul ammu endal, et võtta kaasa reisile klaverikaanet, mis on maalitud. Vana idee. Alguses ma mõtlesin tõesti, et ma teen ise, aga muidugi vaevalt millegi muu kui plätserdamisega oleks hakkama saanud ja vaevalt inimesed oleks seda siis nagu nii aubaklikult võtnud ja äkki avanes. Sest ma mõtlesin, et mingi kunstnik ei ole nõus lihtsalt üheks reisiks tegema 3 pilti, tegelikult 3,5 õieti. See klaver, mille ma mängin, selle kaasa on ju ka illustreeritud. Kuid äkki nagu läbi mingite erinevate seoste ja ürituste omanes võimalus, et Navitrolla, kes on stiililised ja mulle väga lähedane tegelikult see, kuidas tema kunsti suhtub, et oli nõus need tegema ja siis üle 3 tunni ma järjest improviseerisin ja selle 3 tunni jooksul ta siis maalis nad valmis. Ja samuti ta joonistas mulle selle klahvidega zebra, mis on nagu mu selle reisi logo, mis on siis kõikjal reklaamis ja ka kava peal. Ja see oli ka mu enda idee, et teha niisugune muusikaline zebra, kelle need zebra triibud on organiseeritud nagu klahvid. 3, 2, 3, 2, aga siis Navitrolla teostas selle joonise mulle. Liszt, Mephisto valss. Listi muusika on mulle alati lapse saadik olnud kõige lähem just natuurilt tähendab Liszt kui interpreet ja kui ka helilooja on mulle kõige lähedasem. Mitte, et me teisi heliloodi peaks ka väga headeks, aga lihtsalt minu loomusega on kõige paremini haakunud ja mingil määral aegalt mulle tundub, et Liszt on nagu olnud maailma esimene rockmuusik selles mõttes, et ta on ka niivõrd eredalt ja jõuliselt ennast väljendanud ja minnes ühest äärmusest teise ja julgelt minna kõige suuremate kontrastide peale välja. Ja tõesti seda mängides ma tunnen, et ma saan nagu ka võib-olla nagu lõpuni ennast välja elada, kogu selle ruumi, ütleme, kus on kõik minu tunded ja kired ja fantaasiad, unistused ja hirmud ja kõik see tähendab, ma saan terve selle ruumi ära puhastada nagu tuulega läbi, et kuna see just Listi klaveripalad pakuvad nii palju erinevat kontrasti, see on nagu multifilm, see on siia, tänna, ühesõnaga see on täielik puhastustuli, kui ma olen selle ära mänginud.
üldiselt muidugi interpreedid ikkagi esinevad niimoodi järjest küll, kuigi tavaliselt jah, ilmselt mõnepäevaste vahedega ja nii mul, kuna ma sõltusin sellest suurest meeskonnast, siis loomulikult ma ei saanud ühtegi puhkepäeva endale lubada, vaid pidin panema nagu järjest. Ma ütleks, et see mängimine on muidugi ka, on väsitav ennast jäägitult iga õhtu anda ja siis loota, et see järgmisest õhtuks juba taastub, aga see on võimalik taastada vähemalt sellises piiri ulatuses, ma ei tea, mis edasi saaks, või seal kontsertreis oleks veel pikem olnud, aga kõige rohkem see korraldamine võtab energiat ja tekitab niisugust närvipingeid ja võtab ära sellest meeleolutunde värskusest, eks ole, terve päev peaks hoidma seda värskena, et siis kontserdil kõik välja panna, aga kuivõrd ma üksinda kõike seda korraldan ja organiseerin ja vastutan kõige väikeste pisiasjade ees, siis on muidugi päevad läbi, on üks jooksmine ja korraldamine ja vahel jääb ainult võib-olla paarkümmend minutit enne kontsertit aega nagu maha istuda ja järele mõelda, mis siis see kõige olulisem õieti on. Spetsiaalselt tulin Tallinnast. Suvitama? Ei tulnud kontserdile ja kohe koju tagasi. Või suvitasin ka? Ei, praegu Tallinnast tulite? Jah. Tallinnast ei ole siis? Teisigi kaugelt või? No, mis te räägite siis? Kaugelt tulnud? No ta Rein Ranna selles kirikus. Seda ei ole Ja. Tallinnas. Seda ei ole. Aitäh. Aitäh tulemast. Kuidas sul ninaga on? Võib-olla üks noot nina peale sulle, ah? Seda ära ei lähe. Sügiseid nägu pesemata nagu pooli. Mütsi sul ei ole, ma olen mütside peal autogramme palju andnud, see tuleb hästi välja selle hõbedaga, ma ei tea, tumeda mütsi nakal. Nimi ka siia või? Mis värvi? Kirja. Oled sa kindel või? Võib-olla üks must noot sulle, see peseb paremini ära. Meil on must jopp ka ja siis sobib hästi. Ei sulle nime ka kirjutada siia, kui näeb paberile. No vot siis, tead muusikaline laps nüüd. Mul samuti. Mis värvi? Hõbedast. Hõbedast. Altkiri hõbedast. Nüüd hakkame muusikat õppima. See ei tule kunagi ära, see noot sul nina peal. Kole lugu, eks? Jah. Oli ilus nina. Noot on nüüd sul nina asemel. Noodinina. Mis pillis hakkad õppima siis, et oma nime õigustada? Ah, tuubat või? Hakka kohe homme peale. Tuumaga natuke suurem kui sina, aga see ei ole midagi, alguses sinna sisse pugeda lihtsalt. Eks kontsert meeldis või? Jaa. Aitäh, mulle ka meeldis siin mängida. No ma ütleks, et mida edasi, seda vähem neid hirme on ja mida rohkem sa oled ühte teost esitanud, seda julgemaks see tunne läheb. Ja no jah,
mingi väike hirm on ikkagi, et äkki niisugune inspiratsioon lõpeb otsa või see psüühiline energia, mis kogu aeg laeb sind uute ideede, uute kujunditega, et sa tõesti igat nooti elad läbi, nii nagu sa esimest korda elus seda kuuleksid, mängu ajal. Mitte ainult harjutada, vaid mängu ajal uuesti jõuad igale pisikesele noodile tähelepanu pöörata ja seda armastada kogu hingest. See mure ja hirm on, et äkki ma vajun nagu lössi vaimselt, et ainult näpud jäävad mängima ja seda tunnet ei ole ja sel juhul mul on hirm, et inimestele see midagi ei paku, eriti kui oli käinas, oli vihma käes, inimesed seisid püsti ja külmetasid, eriti siis ma püüdsin panna kogu oma hingesoojuse iga üksikusse nooti, et tõesti mul oli nii mure nagu tasakaalustada nende inimeste kannatusi, nad pidid seisma külmas, märjas, et seda tasakaalustades ma püüdsin neile võimalikult palju hingesoojust endas pakkuda. Muidugi ma püüan seda alati, aga kui rääkida hirmust, siis jah, hirm on see, et äkki keegi võiks mõelda, et mis ma see tuli, mis ma see sain. Ma püüan nagu rahuldada kõiki kuulajaid väga laial skaalal. Siis olen ma ka ise õnnelik, siis ma olen ka ise rahul. Kui tõesti on toimunud mingisugune mõistmine, ühistunnetus, mingi energiavahetus kontserti ajal, ma näen inimesi, kes pärast tulevad õnnelikuna, liigutatuna, tulevad autogrammi küsima, see annab meile tagasi energiat ja annab jõudu järgmine päev uue kontsertiga peale.